jälle päris korralik kaos. Mina olen üksinda siis siin Liima lennujaamas, Rait lendas juba päeval 12 minema. Minu lennuk läheb alles nüüd öösse 12 tundi hiljem. Rait on juba Medeliinis. Mina istun siin Liima lennujaamas. Nii nagu ikka minuga juhtuvad alati mingid agad. Jube nagu imelik reis on selles suhtes, et me oleme Raidist kogu aeg nii eemal üksteisest kui üldse olla annab, et see on nagu siuke müstiline. Nüüd Liimas saime natuke aega võib-olla koos olla, aga kogu aeg nagu elu veab teisiti laiali. Kõige hullem kaos on see, et Medeliinis pidi niuke kaos olema, mis Rait räägib, et ei tea, kust isegi Uberit võtta, nii et ega ma ei tea isegi, kuidas ma sealt edasi jõuan. Eks see on keeruline olukord. Et eks seal ei ole ka asi väga turst, et siin. Medellin ei ole see riik, kus mina arvan, et see asi turvaline saab olla kõik. Aga eks aeg näitab, kui on, eks kuidagi ikka tund aega pidi olema taksoga veel sõitu hotelli koha pealt. Nii et eks saab mu seiklus veel äge olema seal keset ööd Medellini lennata ringi, et loodame, et on õige takso, et kuskile varuosadeks ei viida ja mis siin ikka näete, kott on peal, läpakas on all, kargutool on kõrval. Ja siit koha pealt ma ütlen, et kui te tahate alati lennata, siis lennake siin Lõunamerist Lätlamiga. Ma ei mäleta, mis asi see teine oli, Star või mis asi ta oli, et seal maksad igal juhul, sa võid kohvri ennem võtta, maksad uuesti kohvri teist korda, sellepärast, et nende kohvrid on mingi miinimumi oma peal. Aga näiteks Lätlamiga on mul praegu enda kohver, peaks olema nagu käsipagas, siis nemad juba teist korda või paneb mul tasuta selle lihtsalt alla pagasisse ära, jumal tänatud, et ma ei pea nagu ringi jooksma praegu veel lisakohvriga. Mis siin ikka? Vaikselt otsin tegevust, vahepeal üritan kargu peale saada, eriti kaugele julge minna, sest oma asjad on kogu aeg läheduses. Eks näeme, igas maailma nurgas on hakkama saadud, küll me saame nüüd ka. Aga lihtsalt kõik riigid on olnud nii turvalised vaatamata sellele, mis räägitakse. Siis hirm on lihtsalt sellepärast, et võib-olla nüüd on see riik, kus ei olegi enam ohutu. Aga ma arvan, ma lähen politsei juurde lihtsalt, ega mul seal midagi ei ole, lähen politsei juurde, küsin lihtsalt, et kas see safety taxi, kui ta ütleb, et safety, siis läheb kõik hästi, kui on muidugi politseinik ka õige politseinik, nii et ega peab kartma ka natukene, et liiga ülijulgeks ei tasu ka minna, sellepärast, et ma olen ju praegu teisel pool maakera ja siit ei ole ju nii lihtne minna igale poole, aga siiani oleme hakkama saanud ja küll saame, sellepärast, et järgmisse riiki ma lähen ilma Raidita niikuinii. Ma olen Raidiga veel seal Medelinis siis, ma ei tea, 5 päeva äkki koos või. Ja siis ma lendan juba järgmisse riiki ja seal ma olen üksinda. Praegu just vaatangi sinna hotelle, aga ma ei julgegi ennem ära broneerida, kuna kõigepealt oleks vaja Medellini jõuda hotelli ja siis vaatame. Ja siit kohalt ma ütlen kohe ka seda ära, et olukord on selline, et järgmise nädala saate tulemine on suure küsimärgi all. Ta pidi muidu reede välja tulema. Aga täna ma kaotan jälle 12 tundi sellega tegelemist. Oli mõeldud päev ja ma saan tegeleda selle saate asjaga. Aga kahjuks ei ole sellist aega võtta. Ma loodan, et ta ikkagi tuleb järgmise nädala pühapäevaks ikkagi hiljemalt välja, aga pead ei anna, sellepärast, et mul on vaja natukene sellega tegeleda ja kõik sõltub sellest, kuidas hotellis levi on ja kuidas kõik asjad on. Et annan jooksvalt märku, kuidas sellega on, et tahaks küll kindlasti jõuda järgmine nädal selle teieni 3. osa, aga 100% lubada ei saa. Need ongi need tõrked, mis on täna tekkinud siin Lõuna-Ameerika reismisel. Mul on vaja selle jaoks head levi ja et kõik asju saaks teha, aga kui seal on samasugune levi nagu
Rio de Janeiros, ma siis ei tee mitte midagi, sellepärast et ükskõik millist asja ta laeb alla mul seal ikka võimatult kaua. Aga mis siin ikka? Pikutame natuke aega veel edasi. Veel on 4 tundi passimist lennuki peale ja siis läheme sinna Medellini kaosesse. Vaatame, et sinna kaosesse ära ei kao ja elu on seiklus, mis siin ikka. Ega meil ei olnudki seal teise osa lõpus kirjas, mis meil 3. osas on. Elu on seiklus, sellepärast ei olnud seal kirjas, et muidu ei oleks jäänud minu mõtte õhku. Minu mõte on ikkagi viia oma saatega inimesed positiivsusesse, et kõik on elus võimalik, kui sa seda ise soovid. Ja kõik on nagu ikkagi meie mõtlemises kinni, et me peame saama oma peast välja selle negatiivse mõtlemise. Et see sõnum nagu jääks õhku, et inimesest püüaks, tahaks ja oleks positiivsed. Sellepärast ei tulnud ka sinna saate lõppu seda, mis on 3. saates. Aga 3. saates tuleb meil seal seltskonnadaamide elust. Tutvustame seda teile viisakalt. Siis peaksime olema seal sees veel Pattaya, mis me seal seiklesime ning jõuame Chiang Maisse. Chiang Mai on meeletult põratult ilus linn ja võimalikult odav ka veel. Et sinna linna ma tahan kindlasti kunagi tagasi minna, sellepärast, et see on nii võrratu. Kõik see kultuur, kõik see asi, kõik see rahva suhtumine, rahulikkus, rõõm ja mitte midagi ei maksa mitte midagi. Et seal on väga suured erinevused teise Tai linnadega. Aga no, mis ma siin ikka, kui ma rääkima jään, siis ma jäängi rääkima, et pigem siis lõpetame selle, et muidu läheb pikaks ja venivaks jälle ja mis siin ikka. Medellin ootab, juba kohale jõuan. Tagavaraosadeks veel vara minna. Ega need tagavaraosad pole ka kõige paremad, mida võtta, nii et küll ma jõuan raidi juurde, nii et olgu. Jälle väiksed viperused meil, aga 12 tundi lennujaamas passimist ja üksinda veel tund aega taksoga, aga küll hakkama saame. Tšau!